Niimoodi otse ees. Jah, Mul on nii olmas. Kaka. Ütle kaka nüüd ju. Ma ei ütle ka kaka. Istu siia. okei. Hoopis istu siia. Aga mul on veel riided, ma võtan riided ära. Näed. Ma ei taha minna. Ma ei taha minna. Pille nimi on. Mis kutsu nimi on meil? Pille. Mis sinu on? Mis meie kiisu nimi on? Ma ei tea. Jah. Teeb mjau, aga mis ta nimi on? Ei tea. Mis see? Mida? Ma ei vaatagi. Ei näe teda väga. Ma ei vaatagi sind. Ma ei vaatagi sind. Nii on varina. Kas sul on õde ka või? Jah, 2. Jaa, niimoodi 2. Kas sul on õde ka? Jah. Kes su õde on? Noora. Jaa, kes veel on sinu õde? Noora. Tubli. Noora õde. Jaa, sinu õde. Kas sul on sõpru ka? Ja sõpru ka. Kes su sõbrad on? Mis see nimed on? Jah. Kes on sinu sõbrad lasteaias? Ma ei tea. Äkki Lilit? Ja lillid kodus. Ja kes on veel sinu sõber? Ruusi. Rootsi on sinu sõber või? Ja näen ka sõber. Lianne ka või? Nii palju sõpru. Ja nii palju. Kes siin on? Kas Joonatan ka või? Ja Joonatan ka. Ruusi ka. Okei. Kas Hanna-Loora on ka või? Jah. Okei. Mis veel on? Aga näiteks Loore? Ja Roda on ka. Äkki on... Toi on ka kodus. Jaa. Mis sa arvad, mis nad kodus teevad? Toi on ka on sõber. Jaa, aga mis sa arvad, mis Brian praegu kodus teeb? Ma ei tea. Täna on reede, lastel on vaba päev ja me tulime maja juurde. Aga täna on Tali tagasi tulnud. On nii või? Meile sööb lund. Pele sööb käppade küljest seda lund ära. Ta on nüüd lumepallid jäävad siia külge, karvade külge. Ai, see on nägu kõik. Bella. Nägu kõik lumega koos. Meie siin saime kõik uue mänguväljaku ja nüüd on hoopis lumi maas. Me peame lund panna veel. Ära pane jõuluvaja. Ootaks, kõidan ära. Ei ole. Tulime asjamaja juurde nautlema. Majakene siin ootab meid. Loodame sel nädalavahetusel veel maja sees midagi teha, et nii kui puhkepäevad on, siis kohe majja ehitama ja möllama. Noh, lammutama ehk siis praegu pigem mitte ehitama. Praegu veel ehitada ei saa. Sood, kõik läheb hakkama sisse ja lammutada. No lammutada saabki, aga ehitada ei saa veel. Sulle. Vaadake nüüd. Vaikselt ära väga kõvasti, hambad lähevad pärast katki. Vaikselt, Nora. Oota. Mängime sellega. See pole nii jurnal. Ja ta kuulab sõna. Ma ei näegi väga. Vaata. Ei, see ei ole hea mõte, see teeb haiget. Ta saab ise lõhud ära pärast hamba. Tühjaks sai. Tööta nii juba. Lollitab. Just räigelt tegime massaaži üksteisele sellega. Küll ta alla küll erinevate otsikutega, aga ma just laadsin selle täis. Siis üks päev oli Tonil seljavalu ja siis ma tahtsin tal teha, aga kuna
kuna seal oli aku tühis, ma laadsin täis ja nüüd on juba jälle tühi. See mingi odav 13-eurone oli, et võib-olla ei olegi loota väga. Ei saa rääkida, need lollitavad siin. Neitu magab. Ja siis lapsed siin tegid meile massaaži. Mida? Mida? See on iga plastiliin või? No vabandust, et ma siis andsin selle sulle, sest sa nii väga tahtsid. Kuulsin tegelikult alguses, see on nii igav. Sul on siin, sul ei ole igav või? Ei ole igav. No, nüüd mängid edasi või? Ei. Sul on siin ka ju. Vaata üles. Kuidas siia said? Vaata üles. On või? Kas seal on pardid? Jah. Okei. Viskasid partidele või? Meil on õhtune jalutuskäik. Meil on ka neid noor hoiab praegu Bellat. Kohe annan, oota. Külm on või? Appi, päriselt on või? Okei, lähme sinna poole, siis tuled, jah? Aga vaadake, ilus päikeseloojang on. Kus ta jookseb? Neitu. No jookse siis! Ja jookse! Neitu ütles, ma tahan ka joosta. Aa. Ma ei saa see. Päikeseloojang on nii ilus. Tulge tagasi! Maripel, tule siia, ma tahan kätu anda sulle. Muidugi teda huvitab, ei näe või? See on nii väike pea, et kukub. Pane niimoodi kõrva taha, oota. Ei taha. Muidugi tahad. Tegelikult päike paistab. Sa ei tea lihtsalt, et sa tahad. Vau, Neitu. Seda. Okei, ma lähen peale siis. Tulime täna ka õhtusele jalutuskäigule ja lapsed viskavad lund vette. Ja nii mõnus päikeseloojang on. Bella ka siin. Iga kord, kui me ikka välja lähme, tuleb Bella ka kaasa. Ja Neitu siin külmetab. Külm on või? Viskasidki maha. Ma annan uue. Kuidas ma lükkama pean? Niimoodi lükkama peab. Näita, kuidas? Näed. Niimoodi lükkama. Sind või? Jah. Mina pean lükkama või? Jah. Näita. Nii või? Kakasin kõvasti. Oota, näita Neitu, kas sa oskad kulme liigutada või? Vaata mind.
tule istu siia, tule näita mulle, kas sa nina oskad liigutada, nii, tule istu siia. näita, kas sa oskad nii nina liigutada või? aga tule istu uuesti. kas sa suud oskad liigutada või? tubli. Neiti, mis sa veel oskad teha? niimoodi või? Vau. ja mis veel? oo, vau. mis veel? aga Neiti, mis sa rääkida oskad? aga mis sa rääkida oskad? tegin niimoodi. Siis lukas juurde minema, lukas seda hakkas minema Tanja juurde, seda hakkas Sisi juurde minna, siis ta hakkas muutuma, seda hakkas Veikos sööma. Veikot sööma või? kes käis meil külas? Mina. sina eladki ju siin. kes käis meil külas? Brian tegi nii, kas Brian käis meil külas või? jah, kas Loore ka käis? jah, äge oli või? jah, mis te tegite? ei tea. Küps sööma. krõpsu sõite jaa. mis see on? Niimoodi. niimoodi teeb või? Mis siin on? ütle kõvasti, ma ei kuule. Need ju nuun. õun on jah? Mida? kes siin on? kes see on? See on krooks. Krooks. kes see Krooks on? et ta teebki. Niimoodi. kuidas? Teeb niimoodi. Krooks, krooks. Niimoodi. konn. 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 Siin on. see on ka konn. Siin on ka konn. konn teeb krooks, krooks. Teeb krooks, krooks. Mis Mis siin on? Suvi. see on mingi puidust see vokk vist. Mis siin on? Oota, mis siin on? Mis siin on? ma ei tea, hein või? See on nii. Mis siis on? seal on vist lumivalgeke. Olga. Mis siin on? Öökul. jah, Mis siin on? mingi kuju. Kuju. Tere. oi. Lille. äkki suvi saab, äkki suvi saab 10-aastaseks. saab see aasta jah? Bye. kukud. Pilla-lilla kukud. suvi ei tea, kuhu tulla üldse. aga vaikselt neid juurde surub jälle peale, jah? Õnneks ta on suht õrn. Pilla-lilla. see on nii armas. Tulen siia, siis tulen siia. no just tulin voodist, et kui mul on räme padjakas, siis teate miks? just tulin ja kohtusin veel ja pole mitte midagi teinud, tulin just alla. ära lase limpsutada nii palju, Netu.
nii nunnu on ikka Bella, ma ei saa aru. Meie tuleme maja juurde ja Luuna teeb siin usinasti tööd, jah? Oh, tuleb kohe. Oota. See läheb siia vastu. Peab kuidagi paremini pöörama. Ühesõnaga, vaadake nüüd, see on ülemine korrus. Ja see on nii äge, sest siin ei ole enam mitte midagi. Siin ei ole isegi... Vaata, kus siit liigub. Peaks sellega midagi tegema. Meie ämbri alla panema, siin on auk sees. Katta, siin on auk sees, keegi läks vist hoogu. Virutas augu sisse. Aga kui siin muidu olid need kaldseinad, olidki nagu siit hakkasid jooksma, nagu hakkas juba sein jooksma, siis nüüd enam seda ei ole ja vaadake, kui palju ruumi siin on. Kohe nagu hulga rohkem ruumi. Korra mõtlesin ka seda, et võib-olla teeks siit jookseb nagu maja keskpaik, siin on see nagu, mitte kaldsein, vaid see kandev sein on see, mis siis kannab seda pööningu osa. Ja siis kui jookseks siit näiteks üks sein, siis saaks siia ühe toa ja siis sinna, kus Luuna on ühe toa. Ja see koht on praegu ka nagu läbikäidav, aga nagu samas tahaks siia nagu koridori, võib-olla saaks siis 2 tuba. Ma ei tea, peame vaatama. Aga Luuna seal teeb usinasti tööd. Noora on sõbranna juures, Neitu on Toniga kodus, Neitu tudjub. Siin on Toni teinud ka väga tublisti tööd. Siin on jälle saepuru, 2 satsi saepuru on ära viidud. Nüüd selle saab ka varsti ära viidud ilmselt. Ja suurem osa, mis Toni nüüd eile tegi, või üleeile, ei eile, ma isegi ei mäleta, millal ta tegi siin, siis oli koristamine. Ja siin on veel väga palju vaja koristada. Ülemine korrus on võtnud palju aega sellepärast, et siin on hästi kõvasti need lauad kinni. Kuidagi eriti kõvasti. No tubli. Saased ära. Virrutama sellele siis. Näed, vaata, ei saa enam. Ei saa, jah. Kohe aitan sind. Õues on selline ilm. Nagu tuli just lund juurde. Nüüd jälle nagu sulab. Midagi ei saa aru, mis toimub. Aga jah, nii äge. Kuidagi vaatad seda, siis on nagu nii palju ruumi nüüd siin, et ei olegi võib-olla juurdeehitust vaja. Äkki saame niimoodi ka hakkama, kuigi ikka tahaks veitsa juurdeehitust teha, aga täpselt ei tea, kui palju me saame veel juurde ehitada. Peame maja mahu ära mõõtma, sest et selle järgi saabki teada, kui suure juurdeehituse me saame teha ja kas siis on mõtet teha, kui on liiga väike juurdeehitus, siis me ei näe mõtet, sest et see juurdeehitus iseenesest võtab juba nii palju raha, ressurssi üleüldse, et kui teha mingi väike pisike juurdeehitus, siis nagu lihtsalt me ei näe mõtet sellele, et me pigem hoiame selle raha kokku ja paneme selle muude asjade peale siin majas. Et siis jah, me peame selle teada saama, et me praegu vallaga räägime, siis arutamegi, mõtleme, kuidas seda nagu arvutada, võib-olla peame kutsuma kellegi siia vaatama ja nii edasi. Aga praegu ma üritan nii palju mõõta ise, kui ma saan ja vaadata, kui suur see juurdeehitus umbes olla võiks. Jee! Nii lõus! Kahjuks läheb see klaver ära varsti. See oli see. Aga me peame ise endale klaveri ostma siis äkki. No nii, selle videoga siis hakkame praegu lõpetama. See video sai kuidagi selline, ei olnud nagu mingit väga sisu, nii et vabandust selle eest. Aga vahepeal on sellised videod ka, et ma panin, see enamus videost on minu arust Neitust, et võib-olla on vahepeal seda ka tore kellelgi vaadata, sest mina filmin ka selliseid asju, ma tahan täiega nagu filmida seda, kuidas Neitu rohkem räägib, kuigi kuidagi ma üldse videosse ei saa seda tavaliselt. Aga ta jutustab maadi ilmad maha, et ta tegelikult räägib mega hästi, oma vanuse kohta nagu veel eriti hästi. Ja ma tahaks nagu endale mälestuseks ka jätta neid, et kõik need klipid, mis ma olen oma telefoniga filminud ja võib-olla jätan kõva kettale, siis need klipid ei ole need. Nende jaoks, kui ma tahan neid vaadata, siis ma pean ju võtma selle kõva ketta ja siis vaatama, aga kui ma YouTube'i jätan selle video, siis ma saan iga kell panna telekast käima ja terve perega jälle vaadata. Et siis kellele selline sisu väga ei meeldi, siis te võite skipida, aga endale ma mälestuseks ikkagi tahaksin neid klippe ka jätta, kus Neitu on nii pisike ja ise räägib nii hästi ja seda on vahepeal nii tore siis tagantjärgi vaadata.
aga Toni just voice'is mulle, et ta on tööl ja siis käis ehituspoes, et osta armatuuri ja siis talle tuli ligi mingi meesterahvas, kes ütles, et no tšau. Toni oli mingi tere, ta nagu ei teadnud teda ja siis ta ütles, et kuidas maja ehitusega läheb. Ja siis Toni oli, ma täpselt ei tea, kuidas ta seal oli, aga siis ta sai aru, et ilmselt see on jälgija, kes siis vaatab meie videosid ja mis on nii äge on teada, et ka mehed nüüd vaatavad rohkem, sest Toni panustab ka vlogidesse rohkem. Muidugi mitte nüüd viimased vlogid, Toni ei ole väga filminud, aga ta ikkagi üritab rohkem ja ma eile lugesin sõnad peale, et ta filmiks ka töö juures, et mis objekt tal käsil on ja räägiks ka sellest täpsemalt, et nagu vahepeal oleks teda ka, sest ma olen juba mitmelt inimeselt kuulnud, et muidu mehed nagu väga ei jälginud mind või vaadanud neid videosid, ainult nagu nägi kõrvalt, kui nende naised vaatasid. Siis nüüd, kui Toni on ka videos ja eriti mingid ehitusalased videod on, siis on mehed ka vaatama hakanud ja ütles samamoodi, et vaatas algusest lõpuni nüüd need ehitusvideod ka ära, et mis on nagu mega äge ja seda on nii äge kuulda, et inimesed tulevad ligi ja teretavad ja räägivad sellest, et nad jälgivad. Et nad nägid ka eile meid, me käisime eile perega linnas ja siis ta ütles, et ta käis, et ta naine vist nägi või tema oli ka, ma täpselt ei mäleta, aga ühesõnaga, et ta nägid meid Pepkos, aga ei julgenud või ei tahtnud ligi tulla, ma täpselt ei saanud aru. Aga tulge ikka alati ligi, ma hakkan küll punastama alati, ma tean, et selleks olge valmis, siis kui võõras tuleb ligi, ma lähen peediks näost, sest ma alati, ma ei oska seda oodata, aga samas teada, et jälgija märkab mind ja tahab mulle tere öelda seda ja teada üldse, et teid on nagu päris maailmas ka olemas, mitte ainult internetis. Nagu ilmselgelt ma tean seda, aga lihtsalt näost näkku näha on kuidagi ägedam. Et siis ma alati ka soovitan, et tulge ligi. Ma küll võib-olla olen kohkunud, ei oska midagi öelda, aga ma alati olen mega nagu rõõmus pärast nagu järgi mõeldes, et issand, ta teadis mind, ta tahtis mulle tere öelda ja ta jälgib mind nagu. Et seda on alati tore teada, et tulge alati ligi, kui te näete mind kuskil. Mul enda sõbranna mees ka hakkas rohkem vaatama neid vloge nüüd, et muidu ikka nagu sõbranna kõrvalt nagu silmas midagi, aga nüüd ta nagu vaatab nagu süvitsi, et selles suhtes on nii äge teada seda kuidagi, et mehed ka nüüd rohkem vaatavad. Aga praegu on lapsed lasteaias, mina siin teen vlogi ja ma ei teagi, mis täna edasi teha oma eluga. Selles suhtes, et ma peaks natuke puhkama, sest nädalavahetus oli selline tihe, rohkem lastega, et võiks siis natuke endale ka puhkehetke anda. Ja Pillaga käisin pikal ringil juba ära, et nüüd ongi tore see, et kuna mul on koer, siis ma saan rohkem jalutada. Muidugi ma oleks enne ka saanud, aga lihtsalt ma varem ka mainisin, et mulle ei meeldi üksi jalutada ja nüüd koeraga koos on eriti tore käia pikematel ringidel, et siuke, sa tead, et sa teed millegi nimel seda, enda nimel ka muidugi, aga kuidagi teise nimel on kuidagi parem teha, ma ei tea, ma ei oska seletada. Koer saab rohkem liikuda, tal on tore ja siis sa tahad ka kuidagi tema jaoks rohkem liikuda ka. Aga enda tervisele on ka see tore ju, et kui muidu ma liikusin niimoodi, et päevast tuli kokku võib-olla 3-4 tuhat sammu, mis on ju mega vähe terve päeva peale, siis nüüd mul tuleb ikka seal üle 10 000 sammu ja kohati ka 13-14 tuhat sammu, mis on minu jaoks ikka väga suur, kuigi ma tean, et on inimesi, kes liiguvad veel rohkem, aga lihtsalt minu jaoks on see juba suur erinevus võrreldes sellega, et varem ma ju liikusingi ainult 3-4 tuhat sammu päevas. See nagu oli suht vähe. Aga jah, mis ma ikka siin mulgatan. Lõpetan praegu selle video siinkohal ära ja loodan, et järgmises videos on rohkem ka Toni materjali. Nii et selleks korraks on kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ja kui te ei ole mind jälgima hakanud, siis hakake ka jälgima, siis alati tuleb teade teile, kui mul tuleb üles uus video. Ja võite mind ka jälgima hakata Instagramis, ma panen oma Instagrami siia alla. Ja jah, näeme siis järgmises videos. Tšau!